Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist! Kuues käik kokku tulnud, võtame täna kokku Kesk-Euroopa ralli reedese võistluspäeva. Ajalooline päev see oli, sest et esmakordselt ühe päeva jooksul sõideti 3 eri riigis, ehk siis esimene katse Saksamaal, teine Austrias, 3. Tšehhis ja siis tuldi Tšehhi, Austria, Saksamaa nii-öelda koju tagasi. Ja kui see päev algas niimoodi, et Hyundai võttis kolmikvõidu, kõigil olid näpud püsti, siis lõppkokkuvõttes oli see üks kõva Toyota poolne tuulutamine, ehk siis päev lõppes nii, et Ogier esimene 0,6 sekundit vahe, siis ta Provampera, siis poole minuti kaugusel on Evans ja siis Evans siis 3,3 sekundi kaugusel on Tänak ja siis on veel ikka ei tule Hyundai mehed, vaid siis 5 on Katsuta ehk ainus asi, mis siin hetkel meil Toyota nelikjuhtimist ära hoiab, on meil Ott Tänak. Asi see, ja arvestades seda, et eestlase kõik tiitli konkurendid on tema ees 1-2-3, siis ei ole ta põhjust lõiskamiseks. Ja saate ülesehitus on siis selline, et Roland Poom, kes siis loomulikult on jätkuvalt siis oma peadi sünnitava naise lähedal, ehk siis virtuaalselt on meil Lõuna-Eestis jätkuvalt ja Kaspar Uus on siis Saksamaal, aga kuna peale katset seal tippsõitjad hetkel tulid just meediaalasse, siis kui ta jõuab, siis ta tuleb saate teises pooles, võtab siin ühendust, lendab sisse ja siis toob kõige esimesed Ott Tänaku ja Äkki ja Martin Järveoja emotsioonid. Ma ühe tellimuse andsin sisse, eks näis, kas ta seda teeb, aga proovime siis testime ära, et Roland Poom, haigutad, kas lapsed hoidsid üleval või ralli hoidis sind üleval, et kus selline väsimus, et mina ei saanud öösel magada, ma olen ka siis 4-tunnise uned, et väga raske päev oli tegelikult seepärast. See oli, Eigo, üks väga pikk ja loisev sisse juhatus. Täitsa hirmus kohe. Ma loodan, et me praegu kuulajaid ei kaodanud. Aga päev on pikk olnud, et eks need ralli algused reeded on alati sellised, et tuleb kõike teha ja siis tuleb rallit ka vaadata ja siis 100 asja korraga käib ja siis, kui lõpuks see päev otsa saab, siis on energia otsas, aga no vähemalt ikkagi peab tunnistama, et actionit oli ja ikkagi hoidis, ütleme nii, et üleval. Jah, okei, sul on õigus, et ta aitab sest uimerdamisest, et hea tähelepanek, mul meeldib, kiidan, et lähme siis selle lõppjärjestusest, kuidas mehed tulid. Ja Ogier, mul meeldis, kuidas ta päeva alustas, ta esimese katse lõpus, ta oli selline üsna kehva, et kohe siin ta üks keerulisem katse tuleb, et rahu, vaata. Siis teise katse finišisse tuli, siin tuleb üks keerulisem katse, et rahu, et siin praegu ma võin olla kuskil siin taga otsas, on ju, et tal oligi 8. koht, et see rahu, siin alles see päris katse tuleb. Ja siis jõuti see Tšehhi ülipöörane Kolde Janni kiiruskatse, no seal see, mis kiirusega nad sealt ülikitsad teed metsa vahel, ütleme, ma ei tea, palju seal oli, 7 kilomeetrit pluss miinus, oli täpselt see, et kui sul on munad kaasas, siis sa seal saad kõvasti aega võita, eriti siis, kui sa stardid esimesena ja Ogier tuli lajatas, et Rovanperada oli see pluss 3,3, Evans oli juba pluss 13 sekundit ülejäänud, olid seal kaudel, et siin tippsõitjad, laias laastus seal oli poole minuti kanti, et ralli, kus me lugesime neid vahesid seni, ütleme 0,2 sekundit ja mingi 8 mees 2 sekundi sees, siis üks katse, see enne lõunat, Kolde Jan, Tšehhi, ma ütleks, et võib-olla aasta üks ägedamaid katseid oma, visuaalselt, kuidas ta tundus läbi külad vaheteede ja see Ogier, just see vanameister, see rahu, et ei ole vahet, rahu, tuleb, et see oli üliäge, et see Ogier, ma ütlen, ma olen eluaeg Ogier vihanud, et ta on selline troppmees, kes see rallisaarja ära riktus sellega, et ta on nii hea ja kurat see, kuidas ta praegu teab, et ma nüüd seal lähen, rahu, et võtke rahulikult, üliäge. Täiesti nõus. Ma pean ka alustama sellest, et see Kolde Janni katse, ütleme, et Tšehhiga niimoodi, et ma olen Tšehhis kirjutamas käinud paar korda, ma tõenäoliselt olen kuskil ka sealkandis, kus see Kolde Janni katse on, ma ei julge lubada, aga ma arvan, et ma olen ka käinud
ja seda sõitu vaadates, neid katseid, üldse Tšehhi katsed on nagu täitsa teine teema. Aga seda oli lausa valus vaadatana. See oli nii rõvedalt ebamugav, et kogu aeg mõtlesin, et ma parem nagu keeran pilgu ära, sest iga kurv on selline, et kohe vaatad nagu liter käib ära, et see auto ei püsi siin teel. Vaatad seda pinnast, ei ole grippi, ei ole võimalik, et siin on grippi ja siis see auto seal gripi viimsel piiril kuidagi tuleb. Oli kurve ka muidugi, mis Ožeeril läksid ka pikaks, aga ta jättis ka sinna ikkagi sekundeid päris mitmeid maha. Aga imeline töö Ožeeri poolt, aga muidugi stardipositsiooni eelis, et pärast teised ikkagi panid juba sellise pehmema muda sees katse esimene pool. Roompere samamoodi tegelikult ülikõva tulek, et ma just lootsin, et kuna ka Ožeer rääkis kogu aeg sellest SS5-st Tšehhi katsest, et küll oodake poisid, alles õige katse tuleb, siis ma tegelikult väga esimese lootsin, et Roompere ikkagi kuigi palju suudab selle järgi püsida, tegelikult suutis, et samamoodi Roomperes müts maha, et ta tegi üpriski sarnase töö ära, et ma arvan, et see 3,3 sekundit vabalt võibki olla juba see stardipositsiooni eelis Ožeeril, et kurat, see oli raju ja ma ütlen, et kui ma ennem ütlesin, et vähemalt actionit päevas oli, siis ma ütlen see SS5, see hoidis üleval ja see hoidis selle teise poole päevast ka veel üleval, et näha, kuidas siis SS6 välja hakkab nägema. Ožee muidugi selles mõttes ta ütles, et ei olnud päris selline tavapärane asfaldiralli, et ainult 5. ratsel oli meil eelis, et ülejäänud ratsetel puhastasime teed tolmust, mida oli natuke aedades ka näha, et sellised pisiasjad loevad. Kuidas see nüüd nii läks, et see Tšehhi, Austria, Saksamaa teedel või ütleme siis Saksamaa-Austria teedel see esikohtalt minek ei olnud kõige parem või ta oli, mitte kõige parem, ta oli ütleme võrdne, et seal vist oli, et tema puhastas teed tolmust ja siis tulid järgmised, neil oli natuke mudal, polnud seda tolmu, et see päris mitu meest ütlesid, et tõenäoliselt oli üsna võrdsed olud, et kuidas see nii läks? Ja, eks see eelkõige on ju see antikatid ehk siis lõikamisvastased nii-öelda postid kurvi sisekurvides siis. Ja seetõttu ei läinud rada esimese järgselt siis lõikamistega mustemaks. Aga see lihtsalt tähendas seda, et ütleme tavalises olukorras oleks esimene sõidab ikka samasuguse tolmu sees nagu tänagi. Lihtsalt teine, kolmas, neljas juba tulevad seal selle pori muda ja kõige muu sees. Ehk see nii-öelda tolmu puhastamise efekt kaob ära. Aga täna, kuna teised sõitsid täpselt samades oludes, kuna lõigata kuskilt väga ei olnud, välja arvatud siis SS5-6, ehk siis juhtuski see, et esimene ikkagi pidi seda kerget tolmu tee pealt puhastama ja neid lehti kohati, kui oli, ja teised juba tulid sellest puhtamas joones. Ma ütlen, see on nagu väga-väga marginaalne vahe. Tegelikult mina ei tunneks seda vahet. Ma olen veendunud selles, et mina ei tunneks vahet, kas ma sõidan esimesena või kolmandana seal. Aga kui need mehed nagu sõidavad tõesti nagu nii sekundis, siis nemad loomulikult saavad sellest aru. Nii, teine Kalle Roompere vahe lõpuks 0,6. Heido küsimus Roland Poomile. Roompere seal viimasel katsel edestas kogu aeg napilt seda Ožeed. Mitte suurelt, ta edestas, aga lõpuks tuli kaotusega. Ja siis ta põhimõtteliselt ütles, et tegelikult ma eelistasin ju homme startida enne Ožeed, et olen tegelikult päris rahul. Kas mu küsimus, võib-olla saad aru küll, kas see Roompere siin natuke kavaldas, et ta lasi need selle viimase kiiruskatse viimased, ütleme 3 kilomeetrit äkki, siis lasi natukene, võttis natuke jalga gaasipedaalit maha ja eelistas seda, et saada see tsipa parem stardikoht või? Ma arvan, et võib-olla ringrajal oleks seda võimalik teha, aga kuna ta läheb ringrajal, mine tea, võib-olla tal on nipid selged, et see lihtsalt tundub nagu eriti rallis nagu nii keeruline teha, et mängime nüüd 0,6 sekundi peale või et kaotame katsel 0,3 Ožeeril. See tundub nagu võimatu sättida. Ma arvan, et see lihtsalt kukkus hästi välja. Aga tegelikult, kus see kaotus tuli, ma arvan, et ega seal lihtsalt, mida väga paljud rääkisid, olid see, et need antikatidel
üks kuradi antikati jutt ainult käib kogu aeg katsest, siis lõpus samamoodi, et need peegeldasid nii hullult lisatulede valgust, ehk tõenäoliselt seal oli lihtsalt minikurv võib-olla, mis oli Rovanperale ebamugavam kuskil paar kurvi ja näed kaotaski 0,3 Ožeerile ja 1,4 Evansile. Ja Ožeer ise pani oma prillidega, et tal võib-olla seda peegeldust õidi võttis see sealt maha, et sai nagu natukese võib-olla mugavamalt mingites kohtades sõita. Okei, sa ei usu minu vandenõu teooriat. Ma ei usu, see liiga raju sättimine. No. Homme ma siis teen teise lolli küsimuse. Ožee täna sai nautida natuke parema stardi kohta Rovanpera. Meil ikkagi asfaldile elama minev Rovanpera nüüd tuli tegelikult ikkagi kärpis seda vahet ikkagi jättes kõrval selle ühe pikaratse, siis läbi päeva muus osas oli ikkagi soomlane kiirem. Kui sa peaks nüüd täna ennustama, kes võidab ralli, kas hakkab vaikselt tulema see tunne, et Rovanpera võib-olla isegi on siin natuke parem. Ma ei tea, Ožee nagu on pidevalt selline, et saanud olla kiirem, et tal on mingid sellised temalikud vabandused on või selgitused, et Ožee vist on siin vahel küll paugutab, mina pole iial öelnud, et stardi joht ja bla, et mis need teised noored siin alavad, ma olen eluaeg pole iial virisenud, natuke sellist vihjamist on, et siin oli jälle, et saanud paremini ja et mul nagu tunne, et see Rovanpera nagu näeb natuke kindlamisel välja, aga võib-olla ma eksin. Kui sa küsid, et keda ma täna ennustan, siis minu ennustus oli ka eile, et Rovanpera ikkagi sõidab võidu peale, nii et siis ma pisin oma ennustuse juures ja mis oli siis Rovanpera, Ožeer ja Tänak. Ja ma jätkuvalt arvan, et selline võiks see kolmik olla, et Rovanpera on ma arvan, et enesekindel ja ma jätkuvalt arvan seda, mida ma ka eile ütlesin, mis see põhjus on, et tead, 3 rallit minna, asi tehtud. Tõmbame joone alla sellega, et seda mingi stressifaktorit enam tal seal ei ole. Ma arvan, et teda isegi väga ei huvita, kas ta sõidab tiitli peale või ei sõida. Ma arvan, et tiitli on nagu jumala savi juba. See on huvitav. Ma olen mõelnud, et Ožeeril on ainukene eesmärk tegelikult ju tiitel. Mitte midagi muud. Jah. Evans. Teeme siis Evansi ka. Evans alustas päeva nii, et me tegelikult tegime eile siin saadet, et Evansil juhtus selline asi. Räägime selle läbi. Eile sõitis suurele hool vastu heinapalli. Heinapall nihkus natuke paigast, Evans ilmselgelt kaotas siin üle sekundi niigi aega. Ja boonusena väänati talle lõikamise eest 5 sekundiline trahv. 5 sekundi, vaadates seda lõppseisus ei muuda mitte midagi, aga natuke minu meelest üsna loll pretsedent loodi, et selles mõttes see tähendab, kui järgmine kord keegi sõidab niimoodi, oletame homme seal viimasel päeval, pühapäeval näiteks Rovanpera laseb niimoodi kaotab puhuri šikaani 2 sekundit, aga natuke justkui lõikas ja siis vääname kohe 5 sekki, sest nüüd sa pead väänama. Mulle on üldse meeldinud, et seal mingid Toyota mehed seal Katsuta vist üritas ka kaitsta ja proovis seal hommikul intervjuus selle üles võtta, et Evansile tegite liiga. Kas? Eido küsimus Evansiga seoses. Kas kohtunikud tegid talle liiga? Ja, nii tobeno, tõeliselt tobeno, 5 sekundit, come on. Päriselt ka 5 sekundit, nagu ma saan aru, et sa kuskil ringrajal jagad 5 sekundit, aga rallis, see parem lihtsalt tee siis mingisugune nagu ametlik hoiatus või midagi. Et see tundub nagu ikka täiesti mõttetu trahv. Ma olen elus sõitnud neid kuradi palle ära nagu 10 viisi, ma arvan katset ja samamoodi ka WRC sarjas, junior WRC-s siis sõites. Pole kunagi kuulnudki, et oleks mingi probleeme sellega. Ainus asi, mida kohtunik teeb, on see, et kohtunik lükkab tagasi selle palli. Ja Evansi see palli puudutus oli ikkagi minimaalne, kus tegelikult võita seal nagu, ta ei võitnud. Ei, ta kindlasti võitnud, sest soomlased või mitte soomlased, aga Toyota, on soomlased Kyle Lindströmid, nemad arvutasid välja 1,3 sekundit splittide põhjas, sinna läks kindlasti üle sekundi, et selles mõttes, et seal ei saa öelda, ma siis isegi nõus, kui ta sekundi võitnud ja siis me tääname 5 sekundit trahvi, kui inimene kaotab niigi seal aega ja siis sa veel ütled, näed, sa lõikasid ja paneme sulle veel otsa, see on topeltkaristus, kuidas sa saad karistada topelt, et mul ei mahu see pähe, kuidas saab teha sellist asja olukorras, kurat, see mees on MM-sarja teine mees, on tiitleitluses ja sa väänalt talle. Miks praegu? Täpselt. Ma ei saa aru sellest ajastusest.
ja sisevideost on väga selgelt näha, et ei ole mitte kuidagi tahetud seda sirgemaks lõigata šikaani, vaid seal oli lihtsalt puhas hiljaks jäädi pidurdamisega, käis väike kõks, täiesti minimaalne ja edasi. Et täiesti, ma ütleks, et see on sportlik olukord ja täiesti tavapärane olukord, aga no okei, las nad siis olla sellised, ma ei oska muud öelda. Ott Tänak. Kuule, ega me Evansist, me rääkisime ainult Evansi šikaanist. No mis seal muud sa tahad rääkida? Mis me räägime? Ega me isme järgmine räägida. Ei ole ju. Evans on ju täpselt see Evans, et kui on vaja tiitli peale sõita, siis ta on seeria vahe on pool minutit. Jaa. Ma tegelikult võib-olla ütleski seda siis Evansi kohta, et Evans teeb hetkel tiitli peale sõites ülikehva sõitu. Jaa. Et ta peab olema mõlemast mehest ees, aga on mõlemast mehest väga selgelt taga. Ja tegelikult isegi kui katseaegasi vaadata, et kas või mingi sähvatust kuskil või midagi. Et tegelikult ei ole olnud, et kui ma hakkan esimesest katsest peale praegu lugema, olid ajad 5, 7, 5, 6, 3, 5 ja nüüd SS8 katsevõit, et peab homme kõvasti nagu üles ärkama, et see rallipäev tegelikult ei ole tiitli vääriline sõit. Aga teised mehed kindlasti teevad tiitli väärilist sõitu ees. Jaa. Ma teeme Tänakuga seoses enne, kui me lähme selle päeva juurde. Ma võtan ühe küsimuse, mis tuli nädala alguses. Ja võib-olla ma oleks seda eile lahti selgitada, ma lihtsalt unustasin vaadata, kas meil on tulnud nädala alguses küsimusi. Vana hea Heiki küsib, et tegelikult võid see Tänaku auto ja mootori asja lahti rääkida siiski. Et peale eelmist rallit oli juttu, et mootor on seotud autole, mitte sõitjale. Nüüd ta sõidab jälle just eelmise aasta autoga, et mis mootor siis tal hetkel üleüldse peal on. Et, kui sa proovid seda aedjada kokku panna, siis Heikile, pane mulle ka. Et mis asi tal seal tõenäoliselt peal on, see on siis, millest me räägime üldse siis hetkel, mis rallidel on käinud see Tänaku auto ja selle mootor? Meil ju selles mõttes info puudub, et mis rallidel see konkreetne auto käinud on ja see mootor. No mida võib arvata on see, et kuna ta tootja punktidel ei sõida, siis selle auto peal on ikkagi täiesti uus mootor. Ei ole mõtet ju panna eelmise aasta auto, mis tegelikult on sisuliselt selle aasta auto, lihtsalt on seal ju tehti uued jokkeritega ja juttudega, seal ehitati hooaja vahelist, ehitati ikkagi nii-öelda uus auto, mingit uute juppidega. Kui suur osa, ega me lõpuks, tegelikult pole kuskil räägitud, kui suures osas üldse muudeti seda 25 aasta autot versus 24 aasta auto. Mitte keegi ei tea. Ja ega tegelikult ega seal ei olegi suurt midagi, uus mootor on seal igal juhul peal. Kas see auto on oma potentsiaali osas kuidagi kehvem kui 25 aasta auto? Ma ei usu. Ma arvan, et seal tegelikult ju probleem, mida eelmine aasta, kusjuures isegi küsisin Oti käest ainuke intervjuu, mis ma endalt võtnud ja jääb ka viimaseks ilmselt Lätis, siis küsisin, et kas neid probleeme, mis tema jaoks on autoga, et on ebamugav sõita, kas neid on võimalik kuidagi muuta, sest ei, et seda teema aasta siis hooaja vahepeal. No siis tehti midagi, on ju. Ja siis tõenäoliselt, et on lihtsalt mingisugused auto nii-öelda need fundamentaalsemad balansi küsimused, et kuidas seda kaalujaotust särki muuta, et auto oleks seadistada mugavam. Me näeme, et see pole töötanud. Sisuliselt ma ei ütleks, et see eelmise aasta auto nüüd on kehvem kui selle aasta auto. Jah, no ütleme, Tänak on selles mõttes omamoodi ralli, et kõik saame aru või vähemalt kuidas see auto liidub tema täppades, et see auto ei liidu. Tähendab, selle autoga ei ole võimalik saada Toyotadele vastu, on tema väide, et selles mõttes seda ta ütles, et seda ta ütles see lõunal ka Kaspar Ruusil, eks ole, et saame kalendriga praegu. Ja siis lõuna kokkuvõttes või esimesel katsel, et natuke saime seadeid paremaks, aga oleme ikkagi Toyotast jätkuvalt kaugel. Ja siis ta sealt kuskil torkas astu ka seal porteri väga hästi, et siis kas järgmisel katsel oled kiirem, siis mõtles ta, et jah, me oleme Toyotas järgmisel katsel kiiremad. Oli naljata, siis tal oli selline, kuidas ma ütlen, selline natukene,
ta sai aru, et siin sellel rallil nagu ei ole tema süü, et see auto ei liigu, siis tal tuleb siin mõnus sarkast peab sisse, et ma ütlen, et tegi päev ise, pettumus, tema intervjuud 5+. Absoluutselt nõus ja minu meelest viimase katse vastus oli ka nagu see oli hea, see oma postide teema jälle et jube tark otsus oli see oligi hea ja siis veel lõppu see ka, et kuidas homme on, kas autot saab paremaks, siis ta oli nagu, et ma ei tea et kas me saame paremaks, et ma olen sellega juba, ma ei tea, 4 aastat või mis ta ütles aastaid sõita, oled aastaid juba sõita et ma ei oska öelda, et kas nüüd homseks saab paremaks. Et no mõnusa muigega ja ei, tore oli näha ja ta tundub, et ta on ise nagu sellest võib-olla stressist ka nagu üle saad, mis võib-olla kohati on olnud see aasta väga mitte tegelikult. Et ta ongi nagu, et no, mida ma teen, vahet ei ole. No me peame aru saama, me ütleme küll, et on justkui tiitleitluses on ju, aga see, päriselt me räägime seda, et ta vahe Ožeed ja ainuüksi on 40 punkti ligi, eks ole, et selles mõttes, et seda, sealt peakski juhtuma see, et põhimõtteliselt kõik Toyotad katkestavad, et puhta sõiduga, isegi kui Tänak oleks esimene, isegi siis oleks ebatõenäoline, et ta tuleb meistriks. No nii, Kaspar Ruus lendas sisse, Kaspar Ruus, loomulikult mitte niimoodi, et sa võtad mikrofoni maha ja vaikselt said kohe paududa sisse, nii et annatab möla. Tule super, su ajastus. Kaspar Ruus on suurepärane, sellepärast et me just räägime Ott Tänakust, Ott Tänaku päevast. Nii, ma vabandan. Kas mind on nüüd kuulda? Jah, sind on suurepäraselt kuulda. Kas sa meid kuuled küll, räägi siis, mida Ott Tänak rääkis sulle 5 minutit tagasi Mid-Zone'is. Oota, nii, kas nüüd on mind kuulda? Sa oled kordad ennast. Kaspar Ruus, kas sa mind kuuled? Meie sind kuuleme. Jaa, nüüd kuulen. Ma saan aru, ma rääkisin praegu saate ära. Ei, ma just ütlesin, et see õigel ajal me rääkisime Ott Tänakust ja Ott Tänaku mõtted, mis sa said, kuluks marjaks ära praegu. Pulss on nii üleval Kasparil, just on värssed emotsioonid, särgid. Tavai, Kaspar tulistab, mida sa kuulsid? Kuulsin seda, et ega väga palju, kuidas ma ütlen, hommikuga midagi muud ei olnud, et see vanema põlvkonna autoga, et sellega siin praegu rohkem ikkagi Toyotade vastu ei saa, et ta ütles ka, et nii-öelda ei arvanud, et selle... Ega uuega ka ei saa ju. No uuega ka ei saa, jah. et ühesõnaga keeruline on, jah. Et ma mõtlen, mis veel. See on selline tüüpiline, lõpetad intervju ära ja siis on täiesti nii-öelda blank. Ei tule meelde kohe kõik, aga ei midagi sükest nii-öelda la bombat ei olnud, nagu Eigole meeldib öelda. Räägi siis sina hoopis seda, et me lahtume seda Tänakut siin poomiga varsti edasi ise. Sa oled seal koha peal, räägi, kui palju seda rahvast on, võrdle seda, ma ei tea, teiste rallidega, kas ei Rally Estonia meluda, kas seal on suur melu, palju seal inimesi on, mis sa näinud oled ja kuidas sulle see reis Passaust Tšehhia tagasi siis meeldis? Ei, rahvast ja melu on siin oma jagu. Hommikul käisime seal esimesel katsel. Austuseks pidi seal mõnusalt mägironimist tegema. Aga ei, seal Eesti fänn oli seal konkreetselt. Ja ei hakanud toidulette silma asju. Aga muidu oli ei fun selles mõttes, et asukoht oli, oleks saanud paremini. Eile see, kus me käisime, oli need atraktiivse vaatamiskoht. Aga just käisime sellel kuulsa Tšehhi katse kordusläbimisel ja seal oli rahvast omajagu, seal oli niisugust muud melu ka, sööki, jooki, osad olid pyrotehnikaga ja seal oli niisugune vibe kõige rohkem. Ütleme, kõige rohkem, mis seni saanud olen. Ja nii, mis sa veel küsisid? Ei, ma küsin muljeta, mis sa näinud oled ja kuidas olnud on, et... Päeval see lõunatsoon oli, lõunane meediatsoon oli niisuguses päris ilusas Tšehhi väikelinnas, vanalinna keskuses seal Steski Kurlov või mis iganes see linna nimi oli. Et sinna tuli omajagu rahvas, algselt oli pandud seal ekraan püsti, kõik said veel viimast katset vaadata ja vaikselt autod tulid, ütleme huvi jagus ja päris nii-öelda kenad võib-olla vaatasid ka, kuidas seal mööda vanalinna Telliskive rallivad sõidavad. Ja siis sealt põrutasime Passausse tagasi. Ütleme, kilometraažilt ei ole need, ütleme, nii pikad vahemad, aga üks käänulised mägede vahel või metsade vahel teed, et lõpuks jõudsime ikka napilt
viimase katse alguses oleks alles Passausse. Okay. Et siin nende ülesõitude ja kõigega, ütleme, läheb ikka aega. Miks võta siis sa mulle Rotru see Hyundai päev? On sul mingi, miks see Hyundai nüüd nii aia taha läinud on? Hea küsimus. Kas kuulus Apite puul on ikkagi õhtul oli kohal või see mees on jälle, et halvasti läheb, ma nüüd lähen, mul on muid asju teha, tšau! No, temaga on ütleme tihti peale nii, et ta on neljapäeval ja siis on pühapäeval. Et eks ta siin on ikka, aga meediatsoonis teda nüüd õhtul ei olnud jah. Et küll aga Juha Kankonen Toyota poolel oli kõige esimesena üldse kohal siin ilmselgelt rõõmsas olekus ja on. Aga eks ta siin on kahjuks suhteliselt sarnane ju nagu Kanaaridega, et seal olid ju ka Toyotad ikkagi ju selgelt üle. Et tundub, et liiga palju ei ole, kuidas ma ütlen, liiga palju ei ole võrdsemaks läinud, kuigi okei, siin on vähemalt katsete ajad, kui ütleme, ma ei tea, Neville näiteks masinat ära ei lõhu on ju tegelikult suhteliselt võivad võrdsed olla, kui ei ole liiga palju tagant nii-öelda pori ees, et kui on üsna võrdsed olud, siis on ju laias laastus suhteliselt sarnane see seis. Aga kuna kaks meest Tšehhi katsel paugutasid, siis ja mõlemad Toyotad, siis nii ta on. Mis sul homme plaanis on siis, tee mulle eelvaade, et sul täna homme vist sellist nii pikka riigist riiki trippimist ei ole, ma eeldan? On küll, homme on ka lõunatsoon on Tšehhis. Põhja pool, aga suht sama distants. Okay. Et eks peabki hommikul vaatama, mis katsele minna nii, et jõuaks lõunatsooni ja siis peab hakkama jälle tagasi õhtuks Passausse trippima. Et homme tuleb, ma arvan, suht üks ühele päev tänasega. Okay. See on siis, et 3 katset vist kannataks enam-vähem ajaliselt vaadata või kuid väga tahaks või on rats pigem? Täna me tegime 2, ütleme kannataks 3, aga läheks, ütleme rohkem, ütleme napikamaks või ütleme päris napikamaks asi. Et seal, jah, ütleme, 3 saab teha, aga täna tegime 2, eks me vaatame, kuidas homme jõuame ja kuidas võib-olla ajakava on võib-olla kuidagi natuke soodsam ka, aga see selgub nii-öelda jooksvalt. Eelviimane küsimus, teeme siis melu küsimusi. Kui palju toit maksab, et ma eeldan, et sa olid nii piisavalt tark inimene, et kui oli valida, kas süüa Saksamaal, Austrias või Tšehhis, et siis lõuna väikese, oled hea, Martins on väikese õlleda, sinu puhul ilmselgelt vaarik maalaga, siis et palju toit maksis, palju asjad maksid, et kuidas see elu oli seal? Mis iganes see linn oli, et õudselt keeruse nimel. Šeski Kurmlov, okei, vahet ei ole. Jah, ma olen piisavalt tark mees, ma sain Tšehhis täna lõunat. Mõnus on vanalinnas, jõe ääres väga süke viisakas nii-öelda kohvik, snitsel 12 €. Pean möödma, et õllehinda ei vaadanud, nii et jah, selles mõttes õllehinna jään võlgu, vabandan. Aga ei, odav ja tehti seal üks kokaga veel välja ka, sest seal paar menid olid väga rahul, et ralli on siin. Ja siis, kuna me oleme ralli ajakirjanikud siin, siis öeldi kohe, et kuule, davai, koka meie kulule. Nii et ma lihtsalt igatahes täpsustame, et kas jutt on proteiinist? Või? Coca-Cola, okei. Ma mõtlesin nii head särtsatad lood, et midagi päeva teine pool oli näha, et midagi muutunud, Coca-Cola selge. Ja palju sa siis täna, kui ma eile saime reiti aru, et sa käid mööda Saksamaad ja hullutad pensionärmehi, Saksa pensionärmehi, siis palju, siis täna on andunud Saksamaa vanad mehed sinu juurde, tahtnud noore, tugeva Eesti mehega selfit teha? 0, okei. Eile oli saldoks selfie, täna oli tasuta Coca-Cola, eks siis. Kurat, mees oskab elada, pole mitte midagi öelda. Jaanilt õppinud. Kas sa arvad, et homme midagi muutub ka selles osas? Täna, olgem ausad, Toyota võttis 5 viimasest kiiruskatsest olid 3 kolmikvõidud. Kas sa usud, et see on puhas selline usurüsima, seda meil fakte teadmist ei ole nagunii, et kas usud, et homme tuleb natukene teistmoodi päev või sa arvad, et siin need jõujoonet pandi täna ikkagi selgelt paika? Ma arvan, et pandi paika selles mõttes, et 2 esimest on ees. See Evans, mis seal on, Evans täna Katsuta, eks, et
noh, nende kolme vahel ma ei oska öelda, seal ma väga loodan, et jätkub nii-öelda samamoodi võrdselt või üsna võrdselt. Aga ma ei usu, et keegi ära püüab siin just. Ühe prantsuse kolleegiga rääkisime ka enne meediatsooni, et nagu asfaldil on see häda, et asfaltrallil, et kui keegi esimese päevaga vahe sisse teeb, ega seda asfaldit tagasi teha on nagu juba keeruline. Noh, kui ei tule mingid välised faktorid ja ilm ja asjad ja niimoodi. Aga puhtusõiduga on raske. Kas Toyota siin kindlustab hetkeseisul ikka päris kindlasti selle MM-tiitli ära tootjate arvestuses, et tas on juba näha, et külmitutesse on tulnud moe ja kõik muud kuulsad šampanjapudelid või veel hoiavad ikka igats madalat joont, et oled sa piilunud niimoodi, et mis see kantunen kuuda läheb ja kas kilerotist, kui ta poest tuleb, kas kilerott reliseb või veel ei ole? Ei ole aega olnud, kuna siin on vaja 3 riigis käia ühe päevaga, siis ei ole näinud, aga ma usun, et võib-olla homme õhtul äkki juba väikselt midagi leitakse, aga ei tea, ühesõnaga ma ei ole näinud, nii et jah. Kankunen on ikka eile õhtust, ma arvan, juba vaikselt sinne Brükovit timminud seal kuskil telgi taga. No võib-olla kolmapäevast juba või millal, mis iganes päev siia üks. Jaa, sa on ajakirjanik ja täna oled ju pigem vähe näinud, aga nii palju, mis see välismaailma peamine üldse teema on, et mis seal härrad, kui sa näed Janit Samit või François või mis iganes kedagi, et mis need on seal üldse mingit läbivat juttu ka, mis muu meedia, me vaatame ilmselgelt väga palju asju, et sulle Hyundai ja Tänaku vaatevinklist, aga mis see muu maailma see peamine asi on, kui jutud on? Sul selles mõttes on õigus, et ei ole väga jõudnud rääkida. Aga see ütleme, ma arvan, see Kalle karjääri lõpp, see on nagu, sellest on nii palju räägitud juba, et see ei ole enam teema. Ja eks ta jah, pigem ma arvan on siuke Ogi versus Kalle praegu, et kumb siis nüüd ära võtab. On minu tunnetus praegu, mis ma arvan siin kõige rohkem nagu huvi pakub ja siis see õhtunene need peegeldavad postid, et see ütleme, oli päris ebamugav sõitjatele, et sellest oli ka siin sutsu juttu. No selge, kuule, Roland Poom, teeme siis peegeldavad postide juttu ära või? Jätame Ruusi veel selleks teemaks, jätame kõnesse. Tatsuta ütles, et ta ei näe mitte midagi, et Tatsuta on siis hetkel 5. kohal, kaotus liidril 35,7, Tänakule 2,9 ja siis ta ütles ka, et nad on palunud, et nad poste keerataks, et niimoodi, et nad ei helgiks näkku, vaid nad oleks teistpidi, aga mitte keegi ei kuula neid ja siis ta palus seal seda reporterit, et mine saa tee äärde, lükka need ümber ja põhimõtteliselt see postiala on nüüd 2 päeva olnud, 2 õhtut. Millal see muutub? Miks me oleme aastal 2025 ja me sõidame nii, et me paneme sõitjate elu ohtu lihtsalt totrate helturpostidega, olgem ausad? No kahjuks on ju, ütleme selles mõttes korduv muster see, et on siin ju teisi rallisid, kus on ütleme teised ohutust puudutavad hädad ja samamoodi ju, ega lõpuks ei muutu midagi. Kas või see sama Portugal, et kuule, me oleme 18 tundi autos ja kohe uuesti, aga ikka on ju sama pikad päevad, et ma ei tea, miks see nii on, aga kahtlustan, et ma ei imestaks, kui hommeks täpselt samamoodi olla. Ei, see päevade pikkus on see teema, et need rallid on juba ju ammu olemuselt paika pandud, et nüüd lihtsalt järgmisest hooajast ma olen üpriski veendunud, et see on muutunud. Et kui tuleb, ma ei tea, poole hooaja pealt tuleb kurpi, need päevad on pikad, et seal järgmised rallid ei jõua enam seda muudatust oma ajatabelis teha, kui juba kõik katsed ülesõidud, kõik on kinnitatud. Aga nende postide teemal ma arvan küll, et seda polli me rohkem ei näe, et see on nii lihtne asi, mida muuta. Ja ma arvan, et see ohutus vaatleja siis, või kuidas see ametikoht uhke on, mis nüüd ka kuulub eestlastele, ehk siis eestlastele, Eesti härrale siis. Et ma arvan, sealt poolt on võimalik see väga konkreetselt see otsus vastu võtta ja vajadusel need postid minema visata või öelda, et pange kotid pähe neile postidele. Jah, ei, selles mõttes seda küll, jah. Ma arvan, et mine sa Ruus öösel nüüd, mine löö need postid minema sealt, mis sa siin ikka, sa noor mees, sa ei vaja unetunde, et mine tee äärselt puhtaks homse, et homme oleks normaalne. Tule, Rotin, ma lasen su ära. Raspar Ruus, mine tee tööd, mis sa siin ikka mölutad. Kuule, davai. Tšau. Aga hüva, teeme nii, jõudu teile. Tšau.
jõudu tarvis. Roland Poom, nüüd ma loen sulle ette Indreku kaude küsimuse, ma hästi palju parafraseerin, aga küsimus on see, et laias lastus, et miks see Tänak selline ebaõnne sõdur on? Mul hattas ka, selles mõttes hakkame sealt minema, ma loen natuke seda, ta ütles, et 2017, eks ole, ta timmis seda M-spordis selle masina enam-vähem terveks, autoks on ja ise läks ära, Ogier tuli, võitis MM-tiitli, siis tuli Toyota aastad, siis ta läks seal Hyundai'sse edasi, ikaldus, siis läks M-sporti korraks, ikaldus, nüüd Hyundai'sse edasi, ikaldus. Et ta arvestas seda, et ta tuli maailmameistriks, mis ta siis on, 2019. Ja no peale seda ju, ma julgeks öelda, et ta ei ole ju päris tiitli heitluses. Ma mõtlen niimoodi, et ta oleks lähedal olnud. Isegi Evans on olnud lähemal kui tema. Kas see on see nüüd ebaõnn? Selles mõttes ma just natuke tõutub ka sellest, ma arvan, Indreku küsimus sellest, nagu ta ütles, ma olen selle Hyundai juba mitu aastat sõitnud, et ei lähe paremaks. On see nüüd ebaõnn või mis asi see on? See on väga keeruline küsimus. Tõeliselt keeruline küsimus ja kuidas ma olen lähenenud sellele siin, kui on ka küsitud, et nagu miks ta ei tunne seal ennast hästi, siis kohati, ühesõnaga, mida ma olen vahel öelnud, et tõenäoliselt, kui sõideti Toyotaga, tuldi maailmameistriks, oli mingi tunnetus, mis on ideaalne, mida ta otsib ka mujalt, mida ei leia. Lihtsalt ei leia ja autod ei saagi olla identsed, on ju. Aga täna näiteks jälle ma vaatasin neid katseid ja tõesti see SS5, SS6 Kolde Janni katse, ta kommentaar oligi see, et see auto ühel esimese poole katsest on nii jäik, et ei saa seal pehmest sõita ja teine osa katsest on see nii vedel, et ei saa sõita sellega ja tõesti nii oligi, seda on nagu juba visuaalselt raske vaadata, et see ongi täpselt nii. Ma lihtsalt fikseerime ära, et me võib-olla ei pane nii tähele seda, et Tänak viimasest 6 hooajast 5 on sõitnud Hyundai's. Et selles mõttes, et ta on tegelikult jättes selle ühe M-spordi sutsata kõrvale, siis tegelikult viimasest 6 aastast 5. Et ei ole see, et ta nüüd on sätin autot, eks ole, ja blablabla. Tegelikult on ikkagi pikalt Hyundai mees olnud, et seal on mingid tagasilöögid, saad küll näpuda näidata, millega jäädi, millal, kus hiljaks jäi meeskond ise. Aga tead, miks ma seda küsida, ma siit tahtsin teema sujuvalt viia selleni, et Pulsapite Pull rääkis. Oota, ma korraks veel, et selle viimase teema lõpetuseks, ma oleks just tahtnud öelda, et võib-olla lahendus oleks uus auto. Sest kui me mäletame, kuidas see auto arendati, siis sellel autol polnud isegi varuosasi esimene hooaeg. Ja see kõik käis nii üle persse. See oli see legendaarne tooja eel sõitis, kes oli Neville, sõitis sinna vist kuskil testil sõitis Jõkke ja oli perses, nüüd on meil 2 nädalat ei saa needi testida, sest viimane ainus terve auto, vaata. Ja me lähme nüüd MM-sarjale vastu, et need olid karmid ajad, aga samas fikseerime, et sellest on väga palju möödas ka. Jah, aga mine tea, võib-olla kuskilt see kõik hakkas ja ongi autoehitusega tehtud nii suured fundamentaalsed otsused, mida võib-olla ei olegi võimalik ma ei tea, võib-olla ei olegi võimalik muuta, võib-olla ei olegi midagi võimalik, võib-olla tulebki ehitada nullist uus toruraamile üks auto täiesti, saad aru nullist, ma ei tea, see tundub nagu nii jabur, et tehase tiim ei saa 100 miljonise eelarvega, tehase tiim ei saa ühte autot sõita jaoks nagu tööle, et see tundub jabur ja sellel ei ole vastust. Aga see Apite Pull, mis ta siin rääkis seal lõuna ajal, see oli ju nii, ma ei tea, mis julgustava vastand on ebajulgustav, hirmutav. Et lainelastus ta ütles, et 2027 rond on juba jaamast välja sõitnud, on ju, et Hyundai sinna ei hakka uut autot tegema,
et noh, et ainus asi, mis me teha saame, no ma võid öelda, et sa said samamoodi aru, et kui tulevad reeglid nii, et me saab Rally 2 põhjale teha, eks me siis, noh, me muidugi nad enam selle Rally 2 ka ei tooda, eks me siis kuskil pühime tolmu ära, siis mingi asja viskame sinna 2027 valmis, et mina lugesin, kui me eile olime, see Wheatley tuli, let's go, siin on pikk plaan, värgid, särgid ja siis põhimõtteliselt läheb pool päeva mööda, siis sapite pulli, minu jutt oli selline, et noh, loed seda mõtled, et miks peaks üks Toyota 2027 arendus, let's go, no MM-tiitel, sa näed seda vaibi. Siin Hyundai on selline, et noh, vaatab, mis see reeglid on, eks me midagi paneme valmis ja vaatame. Vähemalt, kas sa said ka nii aru või sa ei ole nii negatiivne, et ma loen seda, siis ma vaataks, et miks peaks üks sõitja pika lepingu tegema Hyundaiga, see on peas sooda ju. Esiteks, ma ei saa aru praegu, miks see Wheatley sinna läks. Mida kuradit, nagu mis uudis see nüüd oli? Alustame sellest, et kui 27 öeldakse, et ei tulda üldse meeskonnaga sisuliselt välja. Ei öelda, et tullakse, aga? No mis meeskonnaga sa tuled? Selle praeguse Rally 2 laadse elukaga või? Jah. Ei sõidagi. No ei sõida, aga mis seal on, et see, no sul on vähemalt. Huvitav muidugi see, et sa said sellest niimoodi aru, et selle kere peale ikkagi sisuliselt midagi ehitatakse. No ei saa teha, sest see tuleb ikkagi toruraamil kere, see praegune Rally 2 on ikkagi nagu sõiduauto kere. Et ma sain pigem sellest niimoodi aru, et kui tulevad tehnilised tingimused Rally 2-le, ehk on võimalik teha selline, ma ei tea, Rally 2 pluss asi, et nad suudaksid Rally 2-ga konkureerida ka nii-öelda uue Rally 1 masinaga, siis nad tuleks selle nii-öelda modifitseeritud Rally 2-ga välja küll. Aga kes tahab seda sõita? Ma ei usu, et Ott viitsib selle kärakaga sõita. Ja ma ütlen. Tõenäoliselt Neville viitsib enne. Mina sain sellest aru nii, et Hyundai survestab avalikult Fiat või promootorit, et jõu, et kui te reegleid ei vääna meie suunas, nii et kuidas me tahame teha, siis meil ei ole, plaan B meil ei ole, et tehke nii. Et ta oli selline üsna karm, et meil ei ole mingit plaani, see rond on sõitnud, kui see ei ole 2027, me ei sõida selle Rally 2 masinal, mis meil on baasil tehtud asjada, siis meil teist plaani ei ole ja siis ma ei tea, mis saab. Noh, laias lastas. Mul oli tegelikult esimene mõte oli mul ka see, et kas ta nagu räigelt bluffib praegu, et ta üritab lihtsalt mõjutada, kedagi laua taha kutsuda. Tõenäoliselt on kutse juba esitatud, võib-olla on tagasi lükatud ja nüüd sellise avaldusega äkki ikkagi keegi tuleb laua taha. Kas ta soovib, et kuhugi poole kuigi paljugi uusi reegleid muudetakse, et see ei tähenda seda, et võib-olla ta oma sooviga siin praegu lihtsalt tegelikult tahab mingeid väikeseid nüansse muuta, et ta ütleb, et ei, me ei tule, aga davai, tulge laua taha räägime, teeme mingid asjad, paneme paika ja let's go, ehitame auto. Et see tundub lihtsalt nagu, ma räägin, kui meile ütlesin, et pikk plaan, siis praegused on nii jabur, et mingi kuradi Wheatley tuleb nüüd meeskonda, aga me ei tule autogagi välja. No, see ju on jabur. Nii et siin on mingisugune aga raudselt sees, aga mis see on, ma ei tea, keegi mängib head mängu. Yeah. Aga fakt on see, et selle praeguse Rally 2-ga, selle kärakaga pole isegi mõtet sinna registreerida kuhugile rallile ära, et ERC võib sellega midagi teha, aga ega sealgi pole väga mõtet. Ja ei, mina saan aru, et nad tahavad selle, et Hyundai soov oleks see, et 2027 oleks nii Rally 2 masinate baasil kui üldse võimalik, et siis saaks nemad selle praeguse Rally 2-ga edasi minna, et midagi, et radikaalsed muutused, siis nemad kaasa ei mängi. Aga need on need jutud. Rally 6 mees täna see päeva seisuna Adrien Fourmaux kaotab liidrile 46,1 sekundit, kaotab Katsutale 10 sekundit. Katsuta rääkisime ära siis läbi Heltur postide juttu, et tema peal vist rohkem ei peatu, sest et Roland Pommi loogika on see, et enne pühapäeva Katsutast ei tasu rääkida. Fourmaux'st on küll selles mõttes kahju, et tema tuli sealt, no ma mitte selles mõttes ei ole kahju, et sa oled ise enda hooaja teinud selliseks, nagu ta on, et ta tuli startis päris tagant ja see pikk katse, et vututas ta
kolmandalt kohalt siis lootusetult kaudele poodiumist, või mitte lootusetult, ta ikka, ütleme selline päris kaudele poodiumist, et oli ikka enne seda kolmas. Mul on lihtsalt tunne, et sel mehel ei tulegi ühtegi õnnelikku hetke sel aastal, et alati, kui sa räägid sellest, et mingi vend sai vastu pükse millegagi, siis see on tavaliselt Furmo. Ja kui 27 pole autot ka millega võita enam. Õnneks on 26 saate, et siis. Ja, kui ta saab lepingu, võib-olla see ka öeldaks üles. Aga tegelikult ütlen ausalt, ootused olid suured pärast eiliset, et lubas väga palju, aga jah, see üks katse tegelikult 26 sekundit või mis ta kaotas seal, 20 isegi rohkem, mis sutsu. Et nagu sa ütlesid, eks ta on ise enda hooaja selliseks mängid ja natuke väikese tiimiabiga ka loomulikult, aga jah, ega see teine läbimine ka selle katset nüüd oluliselt parem ei olnud, et kaotus oli 18 sekundit, circa 10 sekki parem, et kui me vaatame, üritame siis natukenegi mingit kuhugi teda pajutada, ta oleks 5, Katsutaga üpriski võrdne ja Otiga võib-olla Otiga võrdne. Ta oli enne seda literi 3, ma arvan, et ta oleks seal, ma ei näe põhjust, miks ta ei võiks natuke parema stardikohad olla Evansi Otiga ühes kohas, aga lihtsalt tema tuli ikka seal täismudast ju lõpus, ta tuli. Ja, seda küll, aga selles mõttes ma ikkagi kiidan teda, et ta on Hyundai'dest ta ikkagi üllatas esimesena, väga head sõitu näitas, väga head kiirust näitas ja kahjuks lihtsalt see kogu kupatus kokku, see täna seda panna ei saanud, aga rallit on veel sõita, et ta ütles ka, et otsast peale, Katsuta võtame ikka ära. Ei, ta ütles kohe, et me ikka lähme vajutama, et selles mõttes, et kahju, et kahe ratsid nii palju kaotsime, me hakkame suruma, sest me tahame tõusta. Et mulle see ainuõige suhtumine, et selles mõttes see on asi, mida sa ei kuule iialt selliselt meelt, kes on kohal number 7 ehk Sami Pajari, kaotus liidrile 56 sekundit. Tema puhul oli nende Tšehhi katsete järel oli jutt, et mõte, et Furmo Pajari äge võitluspaar, aga see Pajari, ei ole, võib-olla asfalt ei ole parim koht ka, ta laiastas. Korra kuskil üllatas ka ju. Ja ta ühel katsel oli teine, jah. Et seal oli teine. Laias laastus, ütleb iga kord, it's okay, it's not great, but it's good. Sellepärast, ma ütlen, sellepärast see WRC sari nii kehvakene ongi, et okei, see natuke ülepaisutud, et see on Pajari oma igavate kommentaaridega. Aga ei, mida ma Pajari kohta ka, tore, et autosi on, aga tema kohta jällegi, las ta olla. Eile sai öeldud juba ära, et ega siit midagi oodata ei ole, et asfaldirallit tal ei tule. Aga sellegi poolest tublit ühe hea katsaja sõitis. See oli üllatav ja mina ei tea, toogu auto lõpuni ja ma ei oskagi Pajarist väga rääkida. Õige vastus ongi, et ei tasu. Aga mees, kellest hakkab aina rohkem kahju, Thierry Neuville, temale sai siis ka saatuslikult sama kuulus 5 kiiruskatse. Tema siis ühe kurvi, ei olnud vist suur raps, ta ikkagi kurvis kandus välja sinna, tadureht lendas ribadeks, kodus auto oli ribadeks, siis seal sealt tuli see vahe oli, siis oli juba selge, et see vahe on, ma ei tea, mis see rottvutas oli, üle minuti joast, et vahe oli 1,5 minutit, see oli selge, et puhta sõiduga pole siin mitte midagi enam teha ja hakkas peale, nagu ta ütles, testralli ja see minu päeva võttis, ma vaatan, kas mul on kohe silmes lõpu jutt võttis väga hästi kokku. Väga hea, ma ei leia, siis on hea content muidugi. Et okei, et ta ütles, et muutsime autoseedet täielikult vastas suunas selleks viimaseks katseks, et enne oli masin ülipehme ja nüüd üli jäik. Proovi midagi kolmandat, see oli lõpus osa, et selle autor oli sõita huvitav. Aga see asi, mis ta oli lõpus, ta tunnistas ka, et ta on löödud olemisel, ütles ka, et aga selliselt pole lõpus sõita ja ootasin sealt etapilt enamat. Just see lõpus sõita. Ja siis ta katse enne seda rääkis, et see meie jaoks on juba testralli nüüd, me hakkame. Ja me oleme Neuville, ma ei oska, palju neid testrallisid on olnud siin läbi hooaja, me oleme olnud kuskil, mõnikord reede teises pooles, mõnikord laupäeva teises pooles,
kus ta tuleb, et me testime, meil on kõik läinud ja noh, mõnikord on tema enda süü, enamasti ei ole tema enda süü. Ja no on kahju, noh. Ja on kahju, ma ei saa mitte midagi teha, noh. Selles mõttes ongi, sa põhimõtteliselt, noh, testidki, noh. Su hooaid on üks autoseadete testimine, noh. Kõige rohkem kahju on sellest, et sa kohe käinud testid, aga tulemus ka ei ole, jah. Täitsa tühi töö, et kahju, et keegi neid töötunde kinni maksab. Aga no see oli ikka paras õnnetus see SS5, et sa rääkisid ühest väljasõidust, kus korralikult parema küljega ikkagi kraavis käidi. Aga mõned kilomeetrid hiljem hüpati korralikult tee pealt mööda ka ja veel parema esimese nurgaga sinna perve peale. Ma mõtlesingi seda hüpati järgset asja, sinna läks tarumine rehv ja sinna rivi otsa läks, ma arvan, et esimene midagi tõhtus eespoolda ära ja tarumine rehv läks sinna hüpetas ära ja ta lasi kohe alguses kurvi ka sirgeks, et ta soperdas ise sel korral ei ole, seda ei saa öelda, et siin ebaõnne, et see oli mees, sa soperdasid ise koht. Kaks väga suurt viga ühe katse peal, et selgelt sõite viga. Aga Neville'iga meenub tänasest päevast üks selline väga meelelahutuslik repliik Roland Muraka poolt. Vaatasin Go3 spordist täna ja siis minu meelest oli Rolts see, kes ütles, et Neville'il on maru ilusad prillid peas, et ei tea, kas neid meestele ka tehakse. Õune. Ma räägin, et seal Kalev Kruus ei ole, siis seal on ikka see šovinism käib seal, šovinism ja asi, vaat seal võetakse eetrist maha niimoodi. Aga Neville ralli ongi läbi, et siin ei ole, et noh, see muidugi on müstika, et teise ratsa finišis põhimõtteliselt Tänart tuli, tema jutu oleks siin lihtsalt uuesti lasta iga mees kuskilt Tirtofanilt, et auto tasakaalud ei ole rahul ja järjest tuli, et see lihtsalt tuli see kiiruskatse, keegi poolt tasakaalud rahul ja Furmo mingi ütles ka, et nagu päeva lõpus, mul see Furmo vahest meeldib oma tõdemustega, ta ütles ka, et no ma ei ole auto tasakaaluga selgatsel rahul, äkki oligi selle pika Tšehhi katse peale, aga kui me tahame nagu sõita kiiresti võidu peale, siis me peame igal pool olema head. Ja see on õige. Ja siin on mingid kohad, kus see nagu Hyundai lihtsalt ei tööta. Ja siin on meil on uued seaded, vanad seaded, Neville sõidab üli pehme auto, üli jäige auto, vahet ei ole. Igal juhul on ta kehvem kui see Toyota, tundub vähemalt hetkel. Fakt on see, et kui Ott Tänak ei suuda seda autot tööle saada, siis vaevalt selle keegi tööle saada. Ei noh, mis asja, meil on valitsev maailmameister Neville, ärme seda ka unusta. Aga täpselt, ega Ott oleks ka see aasta maailmameister, võtaks selle tiitli, kui ta sõidaks niimoodi nagu Terri Neville eelmine sõitis. Rahu. Mitte ühtegi katkestamist. Rahu. Ja veel õnnetum mees, no see Josh McCurlin, me läbi hooaja oleme kiitnud. No siin on küll selline tunne, nagu ta esimest korda selle Fordi selles, ta on nagu, ta ainus. Ma arvan, selle ralli võtab hästi kokku see, et kuskil päeva alguses, seal päeva esimeses pooles ütles, et ranaaridel kaotsime parematele 2 sekundit kilomeeter, nüüd 1, let's go, et hakkab paremaks minema. See oli ka selline pool iroonia, ta oli nii nõutu. Enda meelest sõidan ülikiiresti, aga kurat, need tipud sõidavad nii palju kiiremini ja ma ei saa aru. Ja see on see koht, kus mind väga häirib, et ma ei tea, kas McCurlin on asfaldi kehv või on see Ford Puma täiesti juust. Ja kuna see Munster, sinna me veel jõuame kohe, aga kuna see Munster ka ei ole, on selline saas, siis no ma ei tea. Et pigem on tõhutunne on see, et see Ford on ikka äkki täiesti käsiteldamatult halb auto, aga võib-olla ei ole. Ja me ei tea, me tõesti ei tea seda. Meil pole ühtegi tõendit selle kohta, sel hooajal, kas see auto on hea või halb. Meil ei ole mitte ükski Sessil läksid asjad aia taha, me ei tea, kas Sessil läksid asjad selle taha, et ta ise soperdas suht kiiresti paljud rallid ära, esimeses kurvis, esimesel katsel ja me ei tea, me siiamaani me oleme oktoobrikuus, järgmine aasta me sõidame samade autodega ja me ei tea, kas see Ford Puma, kas on umbes selline asja, et ma ei tea, et kui keegi Rally Estonial oletame, tahetakse mingi virves panna Ford Pumasse, siis võib-olla oleks, et pigem ei taha, et ma saan ühe korra selle ralli ühega sõita ja ma raotan juba by default selle autoga kõigile nagu mingi sekund kilomeetri. Hea rent oli. Oli, aga mida ei tea, Sesks lajatas päris isuga ju. No hoot jah. No ei, ikka Lätis lajatas ju põhimõtteliselt poodiumil ennast. Sel aastal või?
Sel aastal ei olnud, sel aastal ma pööran tähelepanu, sel aastal Läti rallit ei olnud. Et sel ma räägin eelmist. No jaa, eelmine aasta meil olid siin paljud asjad olid. Ma olin 5 kilo tergem ja Rasprus oli ilusam. Meil olid paljud asjad eelmine aasta. Siin on Reit seda autot arendanud. Siin on, ma ei tea, Hyundai on mingi J-Jotterid ära tasuta, mis võimalik. Toyota on arendanud. Ma pole... Tead, kuidas me saame teada, kas Ford Puma on hea või? Kõik Hyundai mehed Fordi rooli. Jah, no see oleks õige. Siis me näeme, kas see Ford on täielik juust, kas ta on parem kui Hyundai või ta on halvem kui Hyundai. Vot. Ja muidu teades jube pitjaks läheb saade. Jaaneku küsimus. See ei ole seotud tõenäoliselt sellega, see sobib väga hästi Munsteri juhtumisse. Jaanek küsib, kui katse aldab, kas siis järgmised vaatavad live, kuni on võimalik? Ehk kaude on see, et mis tegi Neville lasi ühe hüppe, lasi pitjaks ja see tähendas, et räis natuke tee pealt väljas, see tähendas, et seal oli kivi, et ref. Minust on midagi võib-olla esimesel paremal tõmmas ka natuke vildatud sellele, võib-olla mitte, aga tarumine ref läks, oli ribadeks masin täiesti ja siis päris palju kaudimalt tuli Munster, mis ta tegi, täpselt samas kohas, täpselt sama kivi otsa, sama hüppe, tõenäoliselt sama kivi ja tema katkestas. Ratas oli viltu all, põhimõtteliselt jäi tegi kõrvale. Ja siis, et sulle jõuti öelda, seal näiteks McTurlen pidi ootama, ma ei tea, miks tõenäoliselt see Munster räki jäi esialgu tee peale, siis McTurlen öeldi, et kuule, et siin on see ulme kivi kohta, aga noh, aastal kui pikk see vahe peaks olema, et sa saad teada, et kuule, Neville käis seal teelt väljas. Millal sa selle telefoni kinni paned? Ei, see ei peagi telefonisse info tulema, et see info peaks tulema ikka meeskonna poolt. Niimoodi nagu McCurlin selle info sai, et see oleks pidanud olema Munsteril ka käes ja tal oleks olnud aega see kätte saada, et see võib toimuda veel 15 sekundit enne katset ka, 10 sekundit enne katset ei ole oluline. Aga tal oli see aeg, et see tegelikult kätte saada, aga Rich Milner võib-olla oli parasjagu lõunal või kuskil, et ta seda ei jõudnud edastada. Aga teistpidi, oletame, sul eest tuleb 10 massinat, keegi teeb lihtsalt. Sa vaatad, et sa ju ei tea, et see on ohtlik koht või sa ütled iga õnnetuse ja väljasõidu, vist ei ütle ju. No see oli lihtsalt see, et Neville võib-olla lihtsalt ise tegi suure apsu seal kohas, mis sa ikka ütled sõitjale, kuule võtta rahulikult või see, võib-olla oligi lihtsalt Neville'i mega prohmakas ja siis sa vaatad, kurat, ja palju seda infot üldse edasi antakse? No mina oleks selle edasi andnud, sest Neville ei olnud ainuke, kellel nagu moment oli, seal oli selle lähedal hüppaid ja ebamugavaid hüppeid oli väga palju. Ehk tegelikult see oli juba, ma arvan, piisav koht, kus selle info oleks pidanud edastama. Ja Munster selle info sai pärast ju. Munster sai ka pärast, kui ta oli kivi otsas ära käinud. Ja. Aga selle kohta veel, et kui palju videoid vaadatakse, siis vaadatakse, aga mitte nüüd niimoodi, et vaadatakse viimse hetkeni, et kui on aega, siis vaadatakse, aga tihtipeale see ajagraafik on niivõrd tihe, et tegeletakse autoga, refi rõhud, jutud, särgid, värgid, ratast ümber vahetamine, et seda aega lihtsalt ei jää, millal laivi vaadata ja see korraks minutiks käima panna, see ei anna enam midagi juurde, et pigem nüüd video vaatamised on sellised enne päeva esimest katset, vahepeal mingi pärast reegruppi, mida iganes, et kui on pikemad pausid ja katse juba käib, et siis, aga niimoodi jooksvalt liiga palju mitte. Ma räägin, et kui mingit infot on vaja, siis meeskond edastab selle. Ja kusjuures kiidan väga, et edastati see vestlus Rich Milneri ja McCurlini vahel. See kord midagi uut. See oli vist esimene kord, kui oli lõpus see sides kasu. Oli ju? Ma pole veel kuulnud. See oli lahe, jaa, oligi. Iga katse tahaks seda näha. No iga katse ei ole midagi öelda, võib-olla. No midagi ikka mõtleb välja. Ei see, et see side edastamine ja õnnetused ja väljasõidud, et need jõuaks mingi normaalse ajaviibeda või et midagi jõuaks ülekandesse, see on täitsa lootusetu, ma olen juba heitunud. Ma usun saab asja. Vot, ma eda rohkem ei olegi, ma arvan sellega, et ei lähe siin päris üle tunni. Mis meil siin veel olulist on? Ei olegi rohkem, kõik on räägitud. Jah. Et homme siis ootab meid, palju meil ootab ees, meid ootab 103,7 kilomeetrit. Alustame
Eesti aja järgi 9.15, Made in FRG, geniaalne ratsa nimi. Ja lõpetame siis taas kord Eesti aja järgi kell 8 ehk üsna sarnane päev nagu täna. Täna ma nii palju virisen, et ma saan Rasper Ruusil oli seal koha peal tore, et sai ühest kohast teise sõita, jube pikad vahed olid. Seda, et seda 100 kilomeetrit sõita ja meil läheb selle jaoks mingi 11 tundi täitsa ulme, täitsa ulme, et mis 11, rohkem isegi. Aga põhimõtteliselt 11 tunniga. Ja ongi, et siin et me jõuame Austriast Tšehhi, seal on 2 tundi vahet ja siis on see pikk, see Tšeški Rumlovis on see pikk paus, et sul sellest seal on paar tundi vahet ja lõpuks on see päev hommikust õhtuni kuidagi, mina ei tea, siis võiks olla seal rohkem katseid, kui sa niimoodi sõita, no maitsasi, võib-olla ma lihtsalt, ma ütlen, ma madasin miskust üli halvasti, siis ma võib-olla keskmiselt pahuram ja uimasen, ma arvan selle, no nii ütle sa siis lõpus ära, et see ütle mulle siis ennustage 2 asja, kes juhib laupäeva õhtuks ja mitmes on Ott Tänak. Juba teist korda pean ennustama sama asja. Ei, mitmes on Ott Tänak, õige, selle tegid ära. Kas Ott Tänak... Roompere juhib. Kas Ott Tänak pigem läheb Evansist mööda või pigem läheb Ratsuuta Tänakust mööda? Kui sa pead ütlema, kui ma ütlen, ma tulin tulevikust üks asi juhtub, siis kumb tundub sulle reede õhtuse seisuga, kui Ott Tänak ütles ka Rasper Ruusil, et sellest autost midagi rohkem mõtte ei ole, siis kumb tundub tõenäolisem? Tundub tõenäoliselt see, et Evans lõhub rehvi ära või midagi. Jah, ma tahtsin ka. Lihtne poodiumi võtt. Vot, ja see oligi see kord saada. Mine puhta, et siis, et edu, tervist teile sinna raudele ja siis ma panen grilli ja kuuleme siis homme õhtul taas. Kuulmiseni, nägemist. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.